EasyViz C3X, kellele ja milleks see mõeldud on, mida tootja selle kaamera kohta lubab ning kuidas need lubadused ka vett peavad, seda kõike saad sa selles videos näha. Boom! Tere sina, kes sa ilmselt siis enda vajadustele vastavat valvekaamerat otsid. Mina olen Toomas, täiesti tavaline Eesti mees ja kaameramaailm on minu kätte andnud siis selle EasyVizi C3X-i, et ma teeksin sellest kasutajakogemusvideo läbi tavalisi inimese silmade. Ja selle video mõte on siis anda vastused sinul tekkinud küsimustele ja aidata sulle enda otsustamist lihtsamaks muuta. Ehk siis videos vaatamegi üle, kuhu see kaamera mõeldud on, vaatame, mis tootja selle kaamera kohta lubab ja siis lähme ja reaalselt katsetame, kas need lubadused ka vett peavad ehk viime päris elus läbi mõningad testid. Ja lõpuks siis ma annan enda tagasihoidliku arvamuse, mis mina selle kaamera kohta arvan. Aga aitab sissejuhatus, lähme asja kallale ehk kuhu see kaamera mõeldud on. Tegemist on siis õuekaameraga, mõeldud välistesse tingimustesse ja ennekõike on ta siis eramuomanikele abiks ehk et ta on super abimees valvamaks kõik sorti krundipiire, tagahoovi, garaaži, maja esist. Ja lisaks sellele on siis see konkreetne mudel, see C3X eriline, sest tal on kaheläätse süsteem, mis siis tagab hämaras või pimedates oludes eriti hea kvaliteetse värvilise pildi ja tänu sellele ma julgengi öelda, et meie kliimas, kus meil on pikad pimedad sügised, talved ja üldse valgust on nii-öelda peale suve vähe, siis meie tingimustesse ma arvan, et ta on vägagi ideaalne kaamera. Nii, vaatame siis karbile, mida tootja siis on plussidena välja toonud selle kaamera puhul. Esimesena ja kohe suurelt silma see, et tegemist on AI Powered Dark Fighteriga ehk taaskord tootja rõhutab, et hämarates tingimustes on see kaamera parim valik. Tähendab siis seda, et ta suudab ilma abivalguseta genereerida värvilist pilti pimedas ehk inimsilm ei erista mitte mingisugust valgust, aga see pilt, mis lõpuks kaamera siis välja annab, see on ikkagi värviline. Siis on tal inimese tuvastussüsteem peal, ehk ta suudab tuvastada automaatselt inimest ja tegelikult ka autot ehk sõidukit. H265 video pakkimissüsteem, see tähendab seda, et ta suudab üpris palju materjali mahutada mälukaardi peale, ta teeb selle hästi kompaktseks. Ta töötab Wi-Fi pealt, tal on kahepoolne audio ehk ta salvestab siis nagu nii-öelda heli ja samas sa saad teda kasutada ka kõlarina ehk rääkides näiteks äppi, kostub see siis kaamera ette. Siis tootja arvab, et tuleb välja tuua ka sireen, mis siis on nii helina kui strobona. Siis ta on IP67 ilmastikukindel ehk põhimõtteliselt ta kannatab kõike. Tormi, tuult, tolmu, vett, vihma, ühesõnaga meie kliimasse väga okei. Siis ta salvestab micro SD kaardi peale ja ka Eestis on võimalik tal lisateenusena juurde tellida pilvesalvestussüsteem ehk kui sa ei taha micro SD kaardi peale salvestada, siis on sul ka võimalik väikse tasu eest juurde võtta see pilvesalvestamissüsteem. Nii palju teooriast, karbi peal rohkem midagi kirja pole pandud, vaatame nüüd, mis siis karbis sees on. Ära ise aru, siis on siin. Nii, need on siis need asjad, mis siin karpi kaasa pandud on. Põhimõtteliselt on siin kõik olemas selleks, et kaamera töökorda seada, küll aga tasub meeles pidada seda, et siin karbis ei ole micro SD kaarti. Ehk kui su plaan on panna see kaamera salvestama micro SD kaardile, siis sa pead arvestama, et see peab sul endal olemas olema. Jah, sa võid loomulikult alati tellida teenusena juurde selle pilvesalvestamissüsteemi või teenuse, aga siis sellega on vaja arvestada. Ühesõnaga, siin on kaamera, selle juurde me tuleme kohe tagasi. Siin on toitekaabel, selle kohta tasub meeles pidada seda, et see ise ei ole ilmastikukindel, ehk see tasub siis tuule ja tormi eest peitu panna. Siis siin on ühenduskohtade kaitsmed, ehk saab need veekindlaks teha, kruvid ja tüüblid kaamera enda kinnitamiseks, puurimis šabloon ehk kleebid seinale, saad ilusti teha selle järgi augud õiged ja siis loomulikult on ka manuaal kaasas. Aga nüüd peasüüdlase juurde ise ehk siis C3X kätte võttes on ta siukene eriti tummine tükk ehk ta on konkreetne, siukene raske, ta on tunda, et ta on kvaliteetne, ei ole siukene plastmassist, ma ei teagi millest ta on siukene mingi alumiiniumsulamekki. Need on siis tal Wi-Fi antennid, ma arvan. Siin on siis need topeltläätsed. Siin all on erinevad sensorid, siin üleval on siis abivalgus. Siia alla käib mälukaart. See on siis pandud samuti tihendiga pessa, et see ilmastikku ei kardaks. Siin on siis tal kõlar. Nii, siit alt on siis tal tegemist tavalise kaamera kinnitusega ehk siit muutris keerates saad siis pead liigutada, mis iganes pidi sa tahad ja panna ta siis vaatama sinna täpselt, kus sul vaja on. Siia käib siis toitekaabel otsa.
ja tal on võimalik tuua ka sisse otse internetikaabel, ehk sa ei pea teda wifi pealt jooksutama, aga sa võid talle tuua siis ruuterist otse internetikaabli, ehk see võimalus on ka tal olemas. Ja ongi kõik. Nii palju siis sellest, mis siin pakis on. Järgmise asjana siis paneme selle kaamera töökorda. Esimene asi, mis ma teha soovitan, on see, et mine tõmba endale alla EasyVizi äpp, kui sul seda veel ei ole, ja tee sinna kasutaja. App Store'is ja Google Play's on see EasyVizi äpp ilusti olemas ja tegemist on väga lihtsa, väga mugava eestikeelse rakendusega ja kogu see kasutaja tegemine võtab maksimum 2 minutit aega ja kõik on väga selgesti aru saada. Kui sul on see rakendus olemas, siis järgmise asjana tuleb panna siia kaamerist sisse mälukaart, juhul kui sa tahad mälukaardile salvestada. Mina tahan, seega mina panen selle mälukaardi siia sisse. Tuleb see pesa siit lahti kõigepealt keerata. Nii, siin katte all on siis mälukaardi pesa, kuhu see microSD sisse käib. Ehk siis see on nüüd küsimus, kumba pidi ta alati siia käib. Tundub, et teistpidi. Ja siuke väikse klõpsu lähete siia pessa kinni, kate peale tagasi. Nii, nüüd kui mälukaart on pesas, siis polegi muud midagi, kui talle toide külge ühendada. Nii, paneme toite külge. Nägite, siin läks üks siuke punane tuli põlema. Ja nüüd järgmise asjana tuleb siis lahti võtta EasyVizi äpp. Nii, ühesõnaga, kui mälukaart on sisse pandud, toide on ilusti taga, siis võtategi telefonist lahti selle EasyVizi äpi. Nii, ja kui teil ühtegi kaamerat parem pole siia äppi lisatud, mis ma arvan, et ei ole, siis teil on siin ees suur plussmärk, kus te saate lisada uue kaamera või siis nagu minul, kui mul üks kaamera juba olemas, on siin paremal üleval väike plussmärk. Ehk tahate lisada uut seadet, valitsid kaamera. Nii, nüüd te peate skaneerima siis sisse selle QR-koodi, mis selle kaamera peal on. Telefon tundis ilusti ära, et tegemist on C3X-iga. Siin peate talle panema linnukest, seade on sisse lülitatud, ehk siin tal see sinine tuli ilusti vilgub, on sisse lülitatud. Järgmine. Nüüd ma siis pean talle andma Wi-Fi-de ligipääsu, ehk ta tahab, et ma uuesti kinnitaksin, et seade on sisse lülitatud, ehk ikkagi jälle indikaator tuli vilgub siniselt. Järgmine. Nii, nüüd on vaja valida ruuteri Wi-Fi ja sisestada parool. Siit valite siis enda Wi-Fi. Panete parooli. Järgmine. Siin peab tal andma siis ligipääsu, et ta saaks seadmega ühendada. Ma annan talle ligipääsu. Seadistab. Ahah. Siin saad siis enda sorteerimise mõttes siis valida ruumi näiteks, kus see kaamera on, ehk kui sul on mitu kaamerat, siis lihtsalt sortida neid, aga ma ei taha, panen järgmine. Ja nüüd ta seadistab, see võtab siin natukene võib-olla aega. Võrk on ühendatud, platvorm on registreeritud, nüüd ta seadistab kontoga. Palun, seade on edukalt lisatud. Kaamera ütleb mulle tere tulemast, kasutame EasyVizi, ühesõnaga vähem kui 2 minutit on seade ilusti äpiga ühendatud. Kõik on vägagi lihtne, jälgi ainult eestikeelset juhiseid. Minu arvates on see äpp ülilihtne ja see ühendamine on ka ülilihtne. Vaatame nüüd, mis siis selle konkreetse kaameraga siin äpis veel võimalik teha on. Peamenüüs olles siis klikkides selle kaamera peale saad sa siis vaadata selle kaamera live pilti. Siin all on siis ports kiirvalikuid, mida sa teha saad. Sa saad teha kaadri või kuvatõmmise enda telefoni sellest live pildist. Sa saad salvestada seda live pilti endale telefoni, kui sa tahad. Siit kõnele alt sa saad siis anda häälkorraldusi, kasutada seda siis kui kõlarit kaamerat. Ehk siit sa ütled midagi, kaamerasse kostub. Saad käima panna alarmi. Üpris ebameeldiv. Ühesõnaga ta hakkab siis flashima seda valget abituld ja karjuma. Ja siis saad siit seda kiirmenüüd endale sobivamaks teha, saad panna siia juurde funktsioone ära võtta ja siis neid ümber paigutada. Siit sa siis saad vaadata materjali kas pilve pealt või mälukaardi pealt. Ja nüüd alles huvitav osa algab, ehk nüüd läheme siis detailsemate seadete juurde, milles sa saad siis siit hammasratta märgi juurest valida. Nii, esimene asi on siis heli, ehk siit saad sisse välja lülitada pildi heli, ehk ta ei salvesta videotel heli, sa ei saa kasutada seda kui kõlarit. Siis helirežiimi saad siit vahetada häälkõne sisetelefon,
sa saad seda oleku märgutuld välja siit lülitada, ehk kui sa paned siit kinni, siis sinine tuli peaks siit ära kaduma, ehk sa saad teha kaamera natukene vähem silmapaistvamaks. Häireteavitus. See on nüüd ühesõnaga suur plokk sellest kaamerast, ehk see kaamera siis on võimeline tuvastama kõik sorti liikumist. Ehk ma panen sisse siit häireteavituse, mida te ka hiljem nii-öelda päriselu katsetuste peal näete, siis ta saadab mulle telefoni teavituse, kui ta on märkanud liikumist. Ja siin on siis ports erinevaid valikuid, et mida siis, mis sorti liikumist siis te tahate, et see kaamera tuvastaks. Ehk kui ma panen näiteks selle häireteavituse sisse, eks ole, siis siit saate valida, kas ta tuvastab inimese või sõiduki kuju, ainult inimese kuju, ainult sõiduki kuju. Siis kui ta tuvastab seda, et pildis miski muutub, siis samamoodi saate siit valida kogu seda sireeni või alarmi, mis ta annab, ehk kas see on hästi intensiivne, kas see on... Ühesõnaga selle alt siis saate valida seda alarmi kõik sorti funktsioone, mida see alarm siis teeb. See tuvastamise märgistus on siis nagu selleks juhuks, kui te tahate näiteks desktopi äpis vaadata kaamera tegevust ja et teil nagu on ütleme suurem ala, mida te valvate, et teil oleks kergem märgata seda liikuvat objekti, siis ta lihtsalt kaamera, see pildi peal on näha nii-öelda ruuduga välja toodud see liikuv objekt, mille pärast see kaamera siis salvestama hakkas. Saate määrata endale teavituste ajakava, ehk ütleme näiteks esmaspäevast reedeni 8-5 ta saadab teile teavitusi, selle välisel perioodil ta siis saada, kui te eeldatavasti kodus olete. Siis siin läheb asi huvitavaks, kus on need liikumiste tuvastamise piirkonnad, ehk tal on siin variant määrata näiteks mingit ala, kust ta hakkab siis seda liikumist tuvastama. Siin te saate nagu siis reaalselt ise joonistada, mis iganes kujund te soovite, et kui sellel alal toimub tegevus, siis seal ta nii-öelda seda registreerib, kui sellest alast väljaspool toimub tegevus, ta ei registreeri seda. Samamoodi saab siis teha joone ületavusteavitust, seda te ka katsetuste käigus näete, ehk te saate tõmmata, ütleme kuskilt joone, ja nii-öelda väljaspoolt joont näiteks toimub liikumine, kaamera ei salvesta, tullakse üle joone, hakkab salvestama ja siis samamoodi saab teha ka mis iganes kujundi, ruudu või ristküliku ehk samamoodi põhimõte sama, kui seespool või väljaspool toimub liikumine, siis salvestab, kui ei ühesõnaga vice versa. Siis siit alt saad valida liikumise tuvastust, tähendab liikumise tuvastamise tundlikkust ehk saad panna tundlikumaks, vähem tundlikumaks. Nii palju siis nendest häiretest, lähme siit tagasi, siis nutikas PQ. See nüüd on siis siukene funktsioon, et mille ma soovitan sisse panna. Ehk sellega ta saab paremini aru erinevatest värvidest ja nii-öelda pildi heledusest, ehk ta oskab seda liikuvat objekti paremini justkui esile tuua ja kontrastsemana teda kuvada. Ehk see nutikas PQ meie katsetuste järgi midagi paha ei teinud, tasub sees hoida. Päeva öö lüliti. Siin saab siis seda kaamera enda filmimise režiimi valida. Ta on sul kohe automaatse peal, kui seda esialgu sisse lülitad ja nagu mina soovitan tagi selle peal hoida. Ehk ta saab ise aru, kuna on piisavalt pime, et panna tööle enda abivalgused ja kõik muud nii-öelda infrapunarežiimid. Aga kui sa mingil põhjusel tahad, siis saad seda eraldi valida, et ta oleks ainult päevarežiimil või ainult öörežiimil. Siis saad ajavööndit, kuupäeva, wifi andmeid muuta, pilve andmesalvestuse teenuse tellimust saad siit näiteks teha, saad valida endale sobiva paketi. Krüpteerimise võtit saad muuta ja kogu seda krüpteerimisega seonduvat poolt saad siit opereerida. Seda ma väga näppida ei soovita, sest minu arust muutub tal see QR-kood peale krüpteerimise võtme muutmist, ehk siin võib tulla selliseid probleeme, millega on hiljem raske tegeleda. Unerežiim, ühesõnaga siin saate kaamera magama panna, kui tulete koju, panete kaamera unerežiimi, siis kaamera ei tööta, vähemalt ei salvesta. OSD, see on ühesõnaga see info, mis ta pildile kuvav. Ja siin on veel üks huvitav plokk peidus, täiustatud pildiseadmed. Ehk see on see koht, kuhu ka võib-olla teil tasub hiljem tagasi tulla, sellepärast et nagu katsetuste käigus selgus, siis tal on üpris raske erinevaid heledusi ja kontrastsuseid ära tunda. Ehk kui te olete kaamera kuskil üles seadnud ja teil on näiteks mingit nurgas paistab tänavavalgusti, siis see nagu tasub siit muuta eraldi neid pildi täiustatud seadmeid, et saada siis nii-öelda seda filmitava ala kvaliteeti võimalikult heaks. Ehk
see koht on ka võib-olla see koht, mida te peate kasutama. Nii palju siis sellest äpist. Siin ei tasu ära ehmatada, et see võib tunduda keeruline, aga tegemist, nagu ma ütlesin, on ikkagi peenhäälestusega ehk nii-öelda tavaolekus pildil saad talle ette reaalselt 5 minutiga ja see on valmis tööd tegema, aga kui sul ongi vaja nii-öelda pildi kvaliteeti lihvida või siis nagu mingeid detailsemaid seadmeid juba muuta, siis seda kõike saad siit tegelikult teha. Ja kui sa oskad nutitelefoni kasutada, oskad sa seda äppi ka väga kenasti kasutada. Aga nii palju siis äpist. Lähme nüüd maale ja vaatame reaalsete katsetuste pealt, et milline see pildi kvaliteet siis on, kuidas need funktsioonid toimivad ja annan teile siis juba jooksvalt kommentaari ka nende katsetuste kohta, mis me tegime. Nii, oleme selle C3 X-iga nüüd siia maale jõudnud ja nüüd me teame, et ta meil ühildub äpiga ehk nagu telefoniga on ta ära seadistatud. Nüüd ei olegi muud midagi, kui paneme ta üles, seame töökorda ühesõnaga ja viime mõningad katsetaga läbi ja vaatame, mis pilt tast siis päriselt välja tuleb. Nii, esimene katse on siis selles suhtes lihtne, et meil on maha pandud iga 2 meetri tagant torbikud ja me tahame lihtsalt näha seda, et kui kaugelt on võimalik tuvastada ära inimese näojooni ja autonumbrimärki. Nii, 2 meetrit. Siin me siis näeme, et inimese näojooni suudab kuskil 5-6 meetri peal veel ära tuvastada ja autonumbrimärki saab siis kuskil 10 meetri pealt veel ilusti välja lugeda. Ehk pole paha. Ühesõnaga panin talle selle häireteavituse nüüd peale ehk hakkame siis 12 meetri pealt tulema. Ta peaks ära tundma kas inimese või siis sõiduki ja hakkama siis automaatselt filmima. Katsetame kõigepealt sellega, vaatame, kas ta tunneb ära ja vaatame, kas ta saadab mulle teavituse ja vaatame, kui kaugelt see kõik toimub. 12 meetrit, hakkan tulema. 10. 8. Nii, hakkas mulle häiret andma ja ilmselt saadab ka mulle, saatis ka mulle teavituse. Ehk siis väga hea, 2, 4, 6, 8, ütleme 9, 8 ja 10 meetri vahel tuvastas ilusti ära liikumise ja andis häiret ja saatis mulle siis telefoni teavituse. Väga kihvt. Mis ma siin veel teha saan? Kas me teeme joone ületuskatset, ma arvan? Nii, nagu sa näed, siis siin ma katsetan neid erinevaid liikumise tuvastamise piirkonna funktsioone ehk seesama joone ületamine, siis mingi konkreetse piiri ületamine. Ja selleks, et sinu aega siin kokku hoida, siis ma ei hakka sulle neid kõiki katsetusi näitama, vaid ma teen sulle kiire kokkuvõtte sellest. Ühesõnaga, peaks 4 peal hakkama alles siis karjuma. Siin on see joon kuskil maas. Võila, joonest üle hakkas karjuma. Nii, ühesõnaga selle joone ületuse funktsiooniga polnud probleeme. Sinna, kus sa selle joone tõmbasid, äpis seal ka see nii-öelda liikumine tuvastati ja see toimis suurepäraselt samamoodi ka pimedas ehk täiesti okei funktsioon. Eriti näiteks arvestades, et kui sul krunt piirneb mingi naabri krundiga või sul ütleme, et krundi kõrvalt läheb tee mööda ja sa ei taha, et ta salvestaks seda liikumist seal kogu aeg, siis tõmbadki reaalselt nagu joone sinna naabri krundi peale ette ja kui keegi tuleb siis nii-öelda üle naabri krundi sinu krundi peale, siis ta alles hakkab filmima. Ehk see asi toimis laitmatult. Sealt edasi aga see funktsioon, kus sa said valida seda kujundit ja et ta näiteks filmiks seda, et kui keegi sinna kujundi sisse läheb või selle kujundi nii-öelda ala sisse läheb, siis seal tekkisid mul probleemid. Ja seal võib-olla nagu kõige suurem segadus tekistas see, et ma ei saanud parasjagu siit äpist aru, et milline see funktsioon on aktiivne. Ehk kas kaamera tuvastab praegu jooneületust või tuvastab seda kolmnurga sisse minekut. Ehk ühesõnaga nagu siin äpis ei ole seda kohta, mis ütleks sulle, et milline funktsioon on parajasti aktiivne. Seda saad vaadata tagantjärgi tarkusena öeldes, seda saad vaadata desktopi äpist, ehk seal ta kuvab sul ilusti, et nagu millised need funktsioonid või jooned või ruudukesed parajasti aktiivsed on, aga äpis, laivis vaadates sellest aru ei saa. Ja ühesõnaga kokkuvõttes ma tahaksin seda öelda, et nagu kõik need asjad toimivad või vähemalt tunduvad toimivad, aga nagu siis tasub arvestada, et nende paika sättimine võib võtta pisut kauem aega. Nii, liigume siit edasi siis pimedas toimuvate katsetuste juurde, aga siin on siis oluline märkida seda, et valdava osa sellest materjalist on siis filmitud ilma abivalguseta, ehk te näete ja saate hinnata seda duallensi võimekust, kuigi see valge taust, see lumine nii-öelda olustik ei ole kõige parem selle duallensi võimekuse katsetamiseks. See on nii-öelda kaamera jaoks ekstreemne olukord, kus tekib siis siukene efekt, et kujuta ette, et sa vaatad lampi ja siis vaatad pimedasse tuppa, siis vaatad uuesti lampi ja pimedasse tuppa. Ühesõnaga see kaamera sensor tänu sellele valgele taustale, ta läheb natukene nagu lolliks peast, ehk ta ei suuda ära eristada, et nagu
et mis on siis see valge ja mis on siis see tume ja tänu sellele on siis see pilt ka aeg-ajalt siukene nagu virvendav või nagu justkui mingi hetk ma olen nagu täiesti valge ja siis teine hetk olen jälle nagu hästi kontrastne, ehk ühesõnaga ärge võtke seda 100% tõena, sellepärast et see ei ole päris adekvaatne keskkond, kus seda dual-lensi võimekust hinnata, aga samas on ta jälle teistpidi adekvaatne, sest meil on siin valged olud, lund on pool aastast nii-öelda õues maas, ehk see on teistpidi nagu jälle siukene hea hindamiskoht, aga ta ei ole siis 100% tõde. Eestis igal juhul ma soovitan siis selle probleemi nagu vältimiseks või selle probleemi leevendamiseks sisse lülitada see nutika peeku funktsioon, see juba teeb seda ereduse probleemi kõvasti paremaks ja tasub ka katsetada siis neid täiustatud pildi seadeid, ehk sealt kaudu ka võib õnnestuda seda probleemi natukene leevendada, kui sul on nagu see kontrasti küsimus on probleemiks. Nii palju siis keerulisest jutust ja seletusest, lähme vaatame nüüd neid lihtsalt katsetusi ka oma silmaga. Aga no ma ei tea, paneme siit minema. Nii, 2 meetrit. 4 meetrit. 6 meetrit. Ja nagu näete, siis pimedas läheb autonumbrimärgi tuvastamisega raskeks või tegelikult ei saagi seda pimedas välja lugeda, sellepärast et ta peegeldab lihtsalt niivõrd palju sealt tagasi, et seda ei ole võimalik lugeda. Aga samas inimese näojooned saab veel seal 3-4 meetri peal ilusti kätte. 12 pealt hakkame tulema. 10. 9 meetri pealt kuskilt suutis liikumise ära tuvastada. Okei, veel rohkem impressive kui see, mis nagu alguses tundus ja teavitus ka ilusti saadetud. Väga võimekas liikumisandur. Okei, kihvt. Nii, ninats on külmunud, põsed ilusasti roosad, aga katsetega oleme ühel pool ehk ma arvan, nüüd ei olegi muud midagi. Võtame kaamerad maha, sõidame stuudiosse ja vaatame siis, mis tulemus seal pildil päriselt näha on. Nii, katsetused vaadatud ja siin saab nüüd igaüks siis otsustada ise, et kas see kaamera on tema võimalustele vastav või mitte või tema vajadustele. Kui ma peaks midagi selle kaamera kohta ütlema, siis mulle nendest sama seeria kaamerates meeldis see kaamera tegelikult kõige rohkem. Ehk ta on küll natukene kallim kui tema õed ja vennad samast seeriast, aga see avaldas mulle ikkagi kõige rohkem mulje, et see dual lens on ikkagi võimekas, olgugi et selle valgel taustal teda nagu päris objektiivselt hinnata ei saa. Siis see liikumisandur väga võimekas, öösel 8-9 meetri pealt liikumine ära tuvastada minu arust päris hea tulemus. Küll aga miinusena on siis see äpi probleem, millest me rääkisime, ehk sa ei saa aru sellest funktsioonist, mis parasjagu on aktiivne, et kas ta salvestab seda joone ületamist, mingit alatuvastust, ühesõnaga see on kõige suurem miinus, mina nagu kaamera puhul leida suutsin. Kui minult küsida, kas ma ostaksin selle kaamera ja kas ma soovitaksin seda näiteks vanematele, siis jah, ma teeksin seda. Aga see, kas ta ka sinu vajadustele sobib, seda sa pead siis ise otsustama, aga ma vähemalt loodan, et see minu väike kasutajakogemus video vastas su suurtele küsimustele ära. Ja juhuks, kui sama kaamera oli see, mis siis sinu ootustele vastab, siis siin video all on ka link, kus sa saad minna veebipoodi ja selle kaamera endale mugavalt pakiautomaati tellida. Ja ongi kõik, mina tänan ja mugavat ja turvalist tegutsemist.